mine viska rohkem neid oksi, no. Koorik sulab juba. Vabandust, mul on kõhtlised üle tühi. Tooret ma seda oravat küll sööma ei hakka. Oleks praegu linnas, võtaks Statoilist mingi kohvi, mingi kavanossid. Oi, ära räägi, ma pistaks praegu 3 kaeraudset niimoodi pintslisse, et silm ka ei pilguks. Või teeks paltast tšeburekid. Tšeburekid või? Mine! Päris vähe ei võtaks praegu tšeburekki või? Ma võtaks 2 tšeburekki, ei ma võtaks 10 tšeburekki. Ja sibula saiakesid ja friikad võtaks ka. Mine! Friikad! Ketšupiga! Ei, ketšupi ja majoneesiga. Kuulsid või? Äkki oli hunt? Arvad? Raudselt oli hunt. Ma hakkasin juba muretsema, tead. Oleme küll päris sügaval metsas, aga no ikkagi, tead. Tarhon, mida sina siin teed? Jäätised, issand jumal, kus mina alles ehmatasin. Ära sa märgi, mul võttis praegu vist pulga lahti. Kuidas sa siia metsa sattusid? Pärast seda demograafilist plahvatust läks kõik allamäge. Hirm läks ikka nii suureks, et kõik riiulid hakkasid varisema. No jah, ja siis meie Nätsuga otsustasime, et sõidame ära maale. Noh, seal on natukene rahulikum ja alles Kuusalu Konsumist saime kastist välja. Noh, aga seal oli veel hullem kui linnas. Issi, emme, osta mulle kommi, osta mulle lipsu. Mina tahan Nätsu närida. Mis edasi juhtus? No, mis edasi juhtus? No, me tulime sealt ka tulema. Jooksime ära metsa. Keegi nägi ka, et sa plehku panid või? Ei näinud. Kindel oled selles või? Selles mõttes, et meil siin lõkke põleb praegu keset metsa, et kui mingi Kalle Blomqvist sind jälitas, siis on sellel lõbul siin kriips peal. Jäätis! Ei, mind ei näinud mitte keegi. Aga mis Nätsust sai? Mis sa? Mis tast Nätsust sai? Mis Nätsust sai või? Tema võttis paberikooris enda pealt ära ja pudenes 12 padjaks. Ja kõik padjad panid eri suunas minema. Viu, 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 viu. Ei no, Näts on ikka erikaval vendla. Kuulsite või? Äkki oli hunta? Ema on sul hunt. Hundid niimoodi ei naera. Aga kes siis naerab? Ega ometi... Kuulge, kustuta meil ruttu lõkke ära. Kas kellelgi korgitseri on? Pole mõtet. Nüüd on juba hilja. Me oleme ümber piiratud. Oli tore sind tunda, Vanille Plopi. Keskkonnapõgenikud on inimesed, kes peavad lahkuma oma traditsioonilisest elupaigast, kuna sealne keskkonnaseisund on tõsiselt halvenenud. Tänase seisuga hinnatakse keskkonnapõgenike arvuks maailmas 10–25 miljonit inimest. Keskkonnapõgenikud, nagu ka teised põgenikud, ei lahku oma kodust vabatahtlikult. Muutusi keskkonnatingimustes, mis võivad inimesi lahkuma sundida, on mitmeid. Põllumaade kõrbestumine, veetaseme tõus, joogivee puudus, metsade raie, saastatus ja õnnetusjuhtumid. Globaalne kliimamuutus saab ajapikku üheks suuremaks keskkonnapõgenike liikuma panevaks jõuks.